No hei! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Alustan siis uut vlogi siit. Ma saan jälle tüdrukutega nädalavahetusel kokku. Reedel siis lähme Tartusse. Krissu just kolis. Ja me lähme siis teeme sellise soolaleivaka tema juures. Pühapäeval, kui ma tulen Põlvasse tagasi, siis meil siin Põlva ettevõtlike naiste klubisse tuleb siis rääkima Ants Rootslane. Aga täna ma toimetan kodus vaikselt täna, lähen ilmselt käin jalutamas ja homme siis teen väikseid ettevalmistusi. Ma näitan teile. Tegelikult on mul siin hunnikus sorteerisin ära endal mingisuguseid riideid ja asju. Et selle koti asju ma viin Krissule. Need on lihtsalt riided, mis mul on väikseks jäänud, mida ma ise enam ei kanna. Ja siis ma annan veel Krissule oma vanad meigilambid, mis on siin mul aknalaua peal praegu. Ma ei kasuta neid kodus väga. Kui siis ma olen koju vedanud endal need on need kaasaskantavad valgustused. Mul on siin raviseanss käimas. Üks väike nurrik siin ravib mind. Hello! Te ootate päikest? Tegin endale meiki. Eelmises klipis ka nägite, et ma vaatasin Kaisa viimast videot. Mulle väga meeldib vaadata tema videosid ja samal ajal ennast valmis panna. Et ta tundub siuke hästi soe ja tore inimene. Et jah. Aga ega ma täna mitte midagi muud ei tee. Mul oli plaanis lihtsalt teha selline no make-up meigilook, aga ma lõpetasin ikka ripsmete ja sellise kerge silmameigiga. Nii et siin ma nüüd siis olen. Siin on mul väikene punnikene, millele ma panin lihtsalt ühte kulmutoodet peale. Mõtlesin, et let it be a beauty mark then. Mõtlesin, et äkki te tahate mingit update'i saada selle dissi osas. Või noh, nüüd juba siis enam ei ole seda dissi seal. Et ma näitan siis teile, milline see armi kohakene siin välja näeb. Et on siis selline. Ta paraneb väga ilusti. Kõik on nagu kena. Et siin veel natuke on mingeid liimijääke siin. Aga üldiselt näeb ta väga ilus välja. Ja mul ei ole ka mingeid erilisi valusid. Ma teen igapäevaselt oma harjutusi ilusti. Iga päevaga läheb aina nagu paremaks kõik see. Kui te tahate veel mingeid täpsemaid update'e või asju näha, siis ma teen väga palju TikTok'e praegu. Et mulle meeldib nagu seal keskkonnas. Ma olen vist varem ka maininud seda, et mulle meeldib teha TikTok'e, sest neid on hea ja lihtne teha. Nii et jah, minge jälgige mind TikTok'is, kui tahate mind rohkem näha. Ma tahtsin küsida ka veel seda tegelikult, et mul on endal mõttes olnud see, et kuna ma see aasta ei tee lõpumeike, et ma olen mõelnud, et kas ma äkki teen mõne video näiteks, et kuidas endale siis teha selline kerge lõpujumestus või siis kas selline natuke tugevam jumestus, et selline võimalikult lihtne ja näiteks soodsate toodetega, et ei pea seda panka breikima. Et andke mulle kommentaarides teada, kui te tahate seda. Võite mulle näiteks ka mingeid inspiratsioonipilte saata, et millist looki te tahaksite näha või midagi. Kui te olete huvitatud, siis ma teen. Kui ei, siis ma ei hakka nagu vaeva nägema nii palju. Tere hommikust! Ongi kätte jõudnud reede ja uskuge või mitte,
aga ma ei tea, kas te näete kaamerast, aga lund sajab. Nagu hästi kergelt, aga sajab. Ja mul on suverehvid all. Ja ma pean ju täna siis minema Tartusse. Või noh, tähendab, ma lähen Tartusse täna. Et what's up with that nagu? Ma eile vist ei andnud teile isegi mitte update'i, et jah, et ma hoopis taastun ilusti, aga et mis nagu edasi on otsustatud, mis saab. Ühesõnaga, minu raviarst siis tegi otsuse, et ma saan, mulle siis määrati veel 9 korda immuunravi. Immuunravi siis ma sain koos keemiaga ka enne operatsiooni iga 3 nädala tagant, et see on mul terve ravi vältel olnud kogu aeg see selline tõhustav ravi kõrval, see immuunravi. Ja mida siis immuunravi teeb, on see, et ta treenib minu oma immuunsussüsteemi hävitamaks siis kasvaja rakkukesi organismis. Ja seda siis ongi vaja nüüd teha. Iga 3 nädala tagant käin, see on siis jällegi veeni kaudu. Ja alustan siis juba järgmine reede sellega, 12. mai. See ei mõjuta nagu juuste kasvu ja ei tohiks tekitada ka olulist nagu enesetunde halvenemist. Minu jaoks nagu jääb see kindlus, et mitte midagi praegusel juhul ei jäeta juhuse hooleks. Et tehakse kõik, mis vähegi võimalik, et ma terveks jääksin. Mis on ju super. Kiiritusega seoses veel mul ei ole mingisugust infot. Ma arvan, et see info tulebki alles siis, kui nad nagu näevad, et okei, nüüd võiks hakata tegema, sest et praegu on ju alles see haava paranemise protsess veel käsil. See siis selgub, eks ma siis annan sellest ka siin teada. Aga nüüd ma vaikselt siin toimetan veel ja loodetavasti see lumi, mis siin praegu tuleb, seda on küll väga vähe, et see nagu sulab võimalikult kiirelt, et see ei tee teid libedaks, et ma saan ikkagi kenasti Tartusse sõita. Mommi poole. Tšau. Ma jõudsin nüüd Tartusse. Ma nüüd näitan ka sulle. Mul on hunnikus asju siin. Need on need asjad, mis kõik on vaja üles viia viiendale. 2 nendest kottidest on üsna rasked. Nii et Kolmisel oli hullem, nii et põhimõtteliselt sulle kotiga riideid, et talle anda. Nii väike jalga. See on ülilahe suvekleit, see on täiega vinge. Panime Krissule siis ühe selle Sheini suvekleidi selga ja talle sobib see nagu palju paremini kui mulle. Täiega sinu stiil lihtsalt. Olen nüüd juba tükk aega Krissu juures olnud ja me käisime linnas poodides, mul oli vaja kiisudele osta süüa ja midagi nipet-näpet me veel seal vaatasime, käisime McDonaldsit söömas muidugi. Ja siis me tulime koju, sest me olime nii väsinud mõlemad, me magasime veits. Või noh, mina vähemalt jäin täiesti magama. Ja nüüd Hanna ka jõudis, Krissu läks alla. Ja siis vaatame, mis me siis täna veel ette võtame. Ossa, vaadake, kui palju juukseid mul on nüüd juba. Mul ikka räigelt juukseid kasvab. Ja kulmud on mul ka juba. Nii et nice. Hanna jõudis kohale. Ia. Ma arvan, et see filmib vähemalt. Näita palun, kes välja Me magasime Meriliiga, ma jäin digitooli ja tugitooli peale magama ja Merili magas mu voodis ja Merili ei viitsinud tulla alla. Oh my god, vaadake, Hannal on tatakas. Näita. Oh my god. Wow. Look at that. Issand, kui vinge. Nii vinge. Käisime just Bubblebobas ja võtsime bobat, sest et Krissu ei ole bobat joonud kunagi. Mis emotsioonid sul on?
Krisule ei maitse sellised nagu pallid, mis on siuksed limased veits, nii et ühesõnaga ta on kahtlev. Aga Hanna, kuidas sulle? Jumala hea. Täiega hea on ju? Ja jah, mina olen väga fänn neil, nii et mulle meeldib väga neid juua. Ühesõnaga me olime just kvartalis on ju, tellisime oma bobad ära ja siis tulid 2 armsat tüdrukut küsima pilti, see oli nii armas lihtsalt niimoodi, et me kõndisime 3 minema niimoodi, et meil oli kõigil pisar silmas ja see oli nii armas lihtsalt, nii et kui te mind kuskil näete, siis tulge ikka juurde, sest see oli nii armas, ma olin mingi oh my god. See ei kata ju midagi. No see on veits väike jah. Siis mul ju see piiptuut on ikka väljas. Jõudsime siis tagasi oma shoppingult ja me peame selle tavaari saama siit 5. Good morning! Krisu teeb putru. Kas enesetunne on? Suht halb. Yeah, you know, potato. Ühesõnaga, laupäeval me ärkame vaikselt, me eile õhtul istusime, Krisu ja Hanna jõid veini eile, väga lõbus oli. Väga lõbus oli. Ärge alkoholi mõelnud kunagi. Täna läheb uue august lihtsalt. Ja teil on üks pudel või kapis, nii et jah. Aga jah, Krisul on natukene peahaige praegu. Meil on shoppinguplaanid tänaseks ja vaatame, kuhu see päev meid viib, kuidas Krisu jaksab käia. Šupama on küll juba. Tead, ma nüüd tellisin neid fruit roll-upse, nii et nädalavahetusel saame TikTok'i teha ja Candy Popist ma tellisin siis veel selliseid mingeid maitsmiseks asju, et saamegi siis 3 proovida. TikTok'is olete neid kindlasti näinud, need poppersid. Siis on siin mingid mochid. Kuna seal oli miinimumtellimus oli mingi 20 €, siis ma pidin lihtsalt võtma need asjad ja siis ma mõtlesingi, et no, et saabki TikTok'i jaoks proovida. Ja siis võtsin need Cheetosed, et siis saame 3 proovida neid asju. Võtame siis esimeseks kohe selle kõige hirmutavama Flaming Hot Cheetos. See ei ole üldse nii hull, kui ma arvasin. Mina seda enam rohkem ei sööks. Kes on vürtsi sõbrad, siis it's a way to go, nii et proovige ära. Lähme kohe edasi enne, kui Krisu õhku lendab. Ja võtame siis maasika Fanta. Ma ei jõudnud proovida, kui Hanna juba väljendas. See on nii magus. See on nii veider. See on nagu räige, nagu siuke keemia maitse. See oleks nagu milkshake maasikaga, aga liiga magus. See ei ole kõige parem. Annaks 1 sellele 10-st. Me ei hinnanudki ju. Jaa, palju me nendele anname? Sellele ma annaks 8. Teeme 10 palli süsteemis siis. Mina annaks sellele 7. 8. Ma ei annaks sellest nii palju. Ma panen 3, sest et ta ei tapnud mind ära. Fanta siis 1. Halastusest võib 2 anda. Kui siin oleks rohkem nagu värskust ja mulli sees, siis ma annaksin äkki 5. Aga kuna seda ei ole siin ja see on veits kahtlase maitsega, ma ei saa aru sellest, siis ma annan 2. Nii, mõtlesime, et me vahepeal proovime siis neid fruit splash'e. Davai, siis proovime. Joe, nenda laua. Appi, ma olen koos! Mu valge särk! Appi! Siit oli nii suure spreiga. Aga see on nii rõveda maitsega. Mis me paneme hindeks sellele? Ma annaks sellele tegevusele 10. See on nii lõbus selles mõttes, et ma soovitan proovida kõigil seda, sest et see on täiega lõbus. Nägite, mis see juhtub nagu.
aga ma ei tea, maitse poolest oli nagu täiesti null, see oli nii rõve keemia maitse. no ei olnud nii olla. minul ei meeldinud. Fanta oli parem kui Fanta minu arust. Ma arvan, ma paneks sellele võib-olla 3 või 4. Paneks... Aga see, ma ei teeks seda uuesti. Mina annan 1. Mina annan 1. Ma ei tea, mulle meeldib, nagu see tegevuse asi on 10, sest et see on nii fun nagu reaalselt. Aga lihtsalt see maitse on minu jaoks nagu 1. Jah, ta läheb sinna 3 minti. No ma annan 5. Cheers. See hakkab halvasti. Juba läheb. Ega sa mune ei kohti. See ründab nagu. Nii, davai. Davai, katse 2. Oota, esihammastega teda. Aga mul läheb kõik kust see välja tuli? Ma tahan maitsta seda, ma ei tulnud suhu mitte ühtegi piiska. Ma läheks nagu duši all. Ühesõnaga, nagu te näete, Kristo vahetas vahepeal riideid, sest et see viimane fruit splash lendas talle lihtsalt igale poole nagu. Aga nüüd me proovime siis Fruit Roll-Upse jäätisega. Mina juba tean, et ma armastan seda, aga tüdrukud ei ole proovinud, nii et Võta see läheb endale siis. võtame siis, teeme siis. See ei ole muud koksi. Ei ole. Davai, Kuidas sa seda first bite, lihtsalt ammutad. Anna nägu lihtsalt. Anna ei suuda ära otsustada, kas talle maitseb see. Ma ei tea, mis asi on jäätis, ma tunnen kaera maitset. Kaera viimast tehti jäätist. Aga mis te paneksite hindaks? Mina tean, minul on 10. I don't really like it. maitse poolest. Ma arvan 8-9. Aga see, et ta jääb hammaste külge kinni. Ma üldse meeldida sellele, ma panen 1. Ja noh. Maitse on. Võib paneme asi jäätisest. Võib-olla me peame teist jäätist proovima. Siis võib-olla Hannale maitseb. Anna soliidse 5. Soliidse 5. Võib-olla on asi jäätis, jah. Aga seal muusi see ümbris on päris hea. Ja järgmiseks on meil siin motsipallid. Et motsi on siis mingi kleepuva riisi mingi maius. Nii. Nüüd, kui 5 aastat hiljem me oleme selle lahti saanud, siis kõik asjad endavad. No siis on niisuguse. Ühesõnaga. Nii See näeb pisikesed. üldse hea välja, see näeb ohtlik välja, see on nagu hallitus. See ei ole valitus, see on tuhksuhkur. Ei, see on see, mitte tuhksuhkur, vaid see riisi mingi asi. See on sõrmede aastast nii Davai, naljakas. proovime. Äkki ei mätsuta. See ei ole halb. See ei ole hea ka. Ikka päris jube. Mina annaksin 8 neile, sest mulle need väga maitsevad. Ma olen täiega motsi fänn. Jakk. Eks. 1. Ei mitte grammigi rohkem. Ma annan alastusest 1. See käivitas mu pohmaka muni. Ja jätsime siis viimaseks, et kõik see jama alla loputada, jätsime siis Coca-Cola vanilja. Lõks mu lilled. Mis ikka veider? See on väga veider. Ma ei tea, mida ma mõtlen. Pigem ei keegi. Ma ei ütleks sellele ei, kui keegi mulle seda pakuks, aga üle selle koguse siit ma ei tahaks teda tarbida. Ma arvan, I like See ei saa ka I like it. I like it all bad. See on nagu, mul tuleb mingi nagu võimaitse tuleb suhu selle vanilliga. Ma olen siukse kuldse kesktee number 5, et siuke tubli 5. Ma ei anda sedagi. Hannal on lihtsalt klaasti. Ilmselgelt Hanna joob selle ära, nii et. Ma arvan, ma olen selle mingi 3,5. Kuule lõpeta! Nii vähe. See ei ole nii hea, see ei ole üldse. Ma ei taha. Ühesõnaga, need on siis need asjad, mis me siin proovisime. Juba.
Oota, ma arvan, et teeme lõpus ka selle, et mis oli teie kõige lemmikum nendest asjadest? ma arvan, see rollab. Minul olid need kindlalt. Neil see tegemine oli fun, aga mulle meeldis see viis üle kõik. Kui tegemine, siis selle tegemine. Just, ja see oli täiega fun. Ja ma arvan, et ma jään ka, mul on täiega selle Cheetose ja Fruit Roll-Upi vahel nagu siuke nagu veits close call, aga ma annan ühe või noh, nagu ma valin ikkagi Fruit Roll-Upi, sest et see on tõesti see, mida ma võiks nagu süüa snäkiks niisama. No kui ma snäkki peaks valima, siis ma võtaks Cheetosed. Neid ma siin nii peal diivani peal nagu vabal ajal sööma ei hakka. ja. Kas sille mängida? Sa oled ikka nii toitu. Me oleme nüüd kodus tagasi. Käisime Jyskis ja Pepos ja üldse lõunakas ringi. Käisime süüa midagi. Ja nüüd me lihtsalt vedeleme, sest me ei jaksa lihtsalt mitte midagi teha. Ehk siis me puhkame ja siis õhtul vaatame, käime poes veel ja lihtsalt oleme, chillime, naudime elu. Tere hommikust, on pühapäev. Me tüdrukutega ärkasime just. Meil oli eile päris huvitav õhtu. Väga selline spirituaalne õhtu oli meil. Selline enesesse vaatamine. Ilmselt tuleb tänane päev ka selline, et õhtul on siis Ants Rootslase seminar. Ilmselt saab ka sealt väga palju kõrva taha panna. Me nüüd siin tellime endale kohvi. Siis me sööme Hanna tehtud üleööputru. 3 täiskasvanud inimest, laste laulud, puder ja kohv. Kas saaks olla veel paremat pühapäeva hommikut? No nii, seminar sai läbi. Sai Ants Rootslase käest raamatu ka ja autogrammi. Nii lahe pühendusega, jah. Et väga lahe seminar oli, väga selline mõnusalt kerge energiaga inimene ja hästi huvitav kuulamine. Sai enda peas mingid seoseid loodud ja kõik, et jah, väga tore oli. Emmele meeldis. Väga äge oli. Emme sai ka autogrammi raamatusse. Emme sai ka autogrammi. Ja. Nüüd me siis mõtleme, me vist lähme vanema vaatama. Ma ei tea. Ta ootab iga. Jah. Tere hommikust, on esmaspäev. Ma lähen täna siis Tartusse rinnaproteese proovima ja meil tüdrukutega oli hästi selline enesesse vaatamise nädalavahetus. Mul on see terviseärevus nagu vaikselt nagu tekkimas. Ilmselgelt, kes on vähihaiged olnud või on, teavad, mida see tunne tähendab. See on üsna kurnav just selles osas, et ükskõik mingi pisem asi või kuskil on mingi valu või midagi sügeleb või valutab või kes teab mis, siis esimene mõte on kohe see, oh my god, kas see on kasvaja kuskil, kas see on kuskil edasi läinud, oh my god, mis nüüd saab, vaata. Et kohe tekib see nagu see ärevus sinna juurde tugevalt ja sellega ma nüüd peaksin siis natukene kas just tööd tegema, aga ma peaks sellele ärevusele korraks nagu silma vaatama, et kes sa oled, mis sa tahad, miks sa tuled, sest et tegelikult on mul ju kõik hästi ja ilmselgelt seda triggerib ka see, et ma loen või kuulen neid lugusid, et vähk tuleb tagasi ja kellel juba mingi 3. või 4. korda ja kellel on mingi 4. staadium ja kellel ei anta elu lootust ja kõik sellised nagu lood, et
need hirmutavad, need inimesed on reaalselt ka olemas. Selliste asjade kuulmine tekitab minus veidikene seda hirmu ja ärevust. Eile Ants Rootslane rääkis ka oma seminaril konkreetselt just hirmudest väga palju. Ma sain sealt väga palju kõrva taha panna, et mida siis jälgida, kuidas ära tunda, kust see tuleb ja vaadata nendele asjadele otsa ja lasta endal nagu tunda ka neid asju, et ega siis täpselt nagu ta ise ütles, et kui me hirmud ära kaotame oma elust, siis on ju elu väga igav. Et selline igapäevane inimesena arenemine on ju ka oluline ja selleks ongi meil vaja ju nii häid kui negatiivseid kogemusi elus. Ma olen ise olnud ka alati arvamusel, kui enne siis diagnoosi, kui ma nii-öelda terve olin, siis ma arvasin ka alati seda, et kui sa oled ühe korra vähis olnud, siis ta tuleb nii või teisiti ühel hetkel tagasi. Ma olen ise need sõnad välja öelnud ja ma praegu mõtlengi, et suht mõtlematult välja öelnud, sest et ma tollel hetkel ilmselgelt ei mõelnud selle peale, et vähihaige ise olla, selles olukorras olla, tähendab seda, et sul ikkagi ongi lõpuni välja see lootus. Sa ju tahad elada, sa tahad ellu jääda, sa tahad võitu saada sellest vähist. Iga vähihaige tahab seda, olgu see ükskõik mis staadiumis või kui lootusetu olukord. See lootus jääb meis ikka, et nagu ma tahan terve olla. Seega see, mis ma kunagi ütlesin, tundub mulle väga egoistlik asi, mida öelda, sest et nüüd ma tunnen teisiti ja mõtlen teisiti selle koha pealt. Mõtlesin jah, et ma natukene räägin sellest, mis minu sees on toimunud ja miks tegelikult see selline spirituaalne ja enesesse vaatamise nädalavahetus koos sõbrannadega oli minu jaoks hästi oluline ja hästi vajalik. No nii, ma jõudsin Tartusse ja ma olen terve aeg tüdrukutega olnud kõnes, sest et Krisul on natukene paha olla ja ma käisin apteegist talle asju ostmas, nii et ma proovin oma proteesi ära ja siis ma lähen Krisu juurde, viin talle apteegist asju ja poest ostsin talle midagi. No nii, ma nüüd käisin seal proteesi proovimises ära ja ta-da-da! Selline on siis see protees siin sees. Ma pärast näitan, ma praegu ei viitsi seljast võtta seda, et milline see protees siis välja näeb. Aga väga mõnus. Ostsin siis sellise valge ja siis beesi ka. Ja lubati mulle siis tellida veel must ka, et siis on mul need kõik värvitoonid olemas. Ja jumala mõnus on, aga nagu veider on natukene, sest ma harjusin selle tühja kohaga ära. Ja nüüd on siin nagu järsku mingisugune asi. Tegelikult on juba järgmine päev. Ja ma eile rohkem ei looginud. Ma olin Krisu juures natuke aega, me käisime korraks õues temaga, et ta saaks värsket õhku. Ja viimases klipis siis lubasin teile näidata, et milline siis see protees välja näeb. Et praegu mul on seljas ka siis proteesi rinnahoidja. Nagu te näete, siis niimoodi ei ole mitte midagi aru saada. Aga nüüd, pange vaim valmis, siin proteesi rinnahoidja sees on selline väike tasku. Ja siia sisse käib selline asi, mis näeb välja nagu tiss siis nii-öelda. Ta on oma nagu tekstuurilt ka selline hästi nagu tissi moodi, et kui sa siia nagu vastu lähed või midagi, siis tegelikult ei saa aru. Ja praegu on siis see tasku siin tühine, nagu te näete. Et siin ei ole siis midagi ja siis ma pistan selle siia iga hommik sisse. Niimoodi natukene sätin teda siin, et ta ikka ilusti jääks siin hoidma. Nii. Ja ongi olemas. Seda siis ma pean kogu aeg kandma. Iga hommik panen selga ja õhtul võtan ära.
ja seda siis selleks, et ei tekiks seljaga mingeid probleeme. Valus kuidagi ei ole siin, et ta on mul siin haava nagu vastas ja haav ise on ka väga ilusti taastunud. Täna ma olen kodus, ma ei tee mitte midagi. Ma lähen homme Tartusse jälle. Ma lähen siis kiiritusravi kompuutrisse ja reedel siis ma saan oma esimese immuunravi. No tere hommikust! Täna on siis juba kolmapäev ja täna ma lähen kirituskompuutrisse kella 2. Nii et täna on siis jälle Tartusse minek ja pean ära otsima ka kiisudele tellitud toidupaki, mille ma esmaspäeval ära unustasin. Nii et ma lähen sellele täna järgi. Aga ma paigaldasin endale täna sellised peale kleebitavad küüned nagu Glowberry. Ma olen päris paljud meist on näinud nende ääde Instagramis, TikTokis ja mind kohe intriigisid need ja siis ma läksin neid kohe ka ostma ja ma paigaldasin need endale ka täna. Aga pange tähele, see sai mul veits viltu, see on täiesti minu paha. Aga ma ütleks, et need näevad väga reaalsed välja. Kuna te enamus videotes olete ka tähele pannud, siis mu enda küüned on keemiaravist veel sellised nõrgakesed. Ainus tugev küüs on mul see siin, mis on terve selle keemia ilusti vastu pidanud. Aga selleks, et ma neid ei näriks ka siis selle aja jooksul, kui nad siin taastuvad, et nad saaksid rahulikult kasvada, siis sellised peale pressitavad küüned on nagu jube head. Siin paki sees on siis küüned, liimid, need sticky tabsid, on ka küüneviil ja selleks, et siis küünenahad tagasi lükata. Kui te kuulete sahinat, siis mul see kliima töötab praegu autos, et nii palav on. Aga ma käisin siis just kiiritusravi kompuutris, et see on siis vajalik enne kiiritusravi alustamist, et seal nad nii-öelda tekitavad siis sellise mapi või sellise nagu asetuse, kuidas ma seal masina all hakkan asetsema ja nii edasi, kuhu täpselt mida. Et selleks siis oli seda kompuutrit vaja ja täna rohkem midagi väga ei toimugi. Et jah, aga hea oli näha seal kiiritusravis tuttavat nägu, et üks Põlva inimene, keda ma noorest või noorest peale juba nii-öelda nägu pidi tean. Ma tulin kõndima. Ausalt öeldes see on mu esimene Põlvajärve tiir üle väga pika aja. Nii et jah, päris raske on. Võib-olla ma võtsin liiga suure ampsu järsku, aga pole hullu. Saame hakkama. Et jah, puhkan siis vahepeal tee peal, kui väga raske tundub. Muidugi mul on väga palav ka, sest et tegelikult on vist mingi üle 20 kraadi sooja ja mul on pusa seljas. Tere hommikust! Täna on siis reede, immuunravipäev. Kanüül on pandud, vereproov on ka antud. Nüüd ma ootan vereproovi tulemusi, nagu ikka. Ja siis saan arstiga kokku, siis me räägime pikemalt, eks ma siis pärast annan teada, mida me täpsemalt räägime. Ja siis ma lähen immuunravi saama, et 30 minutit siis tiksun seal ja vaatame siis, kuidas ma ennast pärast seda tunnen. Nii, ma olen nüüd kodus. Käisime just emaga seal Tillu kohvikus ka.
keeritsime seda masinajäätist. Oh my god, reaalselt. See on nii maitsev, vahet ei ole, kas on šokolaad või vanilli. Kui sa oled Põlvasse käimas, siis kindlasti mine Tillu kohvikusse. Ja kui sa oled Põlvas, siis mine kindlasti võtta sealt seda masinajäätist, see on nagu nii hea. Sain ka teada, kui palju ma siis kiiritust saan, et mitu korda siis. Ja kokku siis mulle määratakse siis 25 korda kiiritust. 35 on siis see maksimum, ehk siis mitte päris maksimum, 10 korda vähem. Ja millal siis täpselt seda kiiritust hakkan saama, seda ma veel ei tea, et siis arstiga leppisimegi kokku, et sellest räägime siis, kui see aeg hakkab lähenema. Aga jah, ja siis ma saan seda ravi tööpäevadel, ehk siis nädalavahetustel ma ei saa seda. Ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle vlogi ära, see on päris pikale veninud. Nii et olge tublid, palju tervist teil, palju kõike head, minge ikka väljas on nii ilus, nii suvine ja lihtsalt nautige elu. Tšau!